20. aprillil saab täpselt aasta Mehhiko lahe naftakatastroofist. Plahvatus firmale BP kuulunud platvormil nõudis 11 seal töötanud inimese elu ja 3 kuu jooksul, kui merepõhjas olevat puurauku sulgeda ei suudetud, voolas vette ligi 5 miljonit barrelit naftat. Oma lidareid pakkus naftakatastroofiga võitlemiseks ka Eesti firma LDI. Ja me pakkusime seda tehnoloogiat Ameerika valitsusele kriisi lahendamiseks. Ja vastus? Vastus oli esialgu, et aitäh, aga et meil on kõik kontrolli all. Hiljem nad pöördusid siis meie poole uuesti. Siis juba oma algatusel? Jah, et nad ei tundnud sellist firmat nagu LDI, et kes me oleme, mida me teeme. Teie kõrval olid ju väga kuulsad nimed. NASA, näiteks ütleme. Me ei sea küsimuse alla NASA tehnoloogiat ja me teame, millised võimalused nende lidarite seal olid. Aga nad lihtsalt ei sobi selle konkreetse ülesande lahendamiseks, mida me pakkusime. Et kui see nafta on vee pinnal, siis NASA lidar töötab hästi, aga kui ta läheb vee pinna alla, siis ei ole võimalik selle lidariga teha. Peab olema natuke teistsugune. Meil selleks see töötab. Nii et teie tehnoloogia oli täiesti loodud selleks, et vaadata siis sügavamale? No ütleme jah, et sellist tehnoloogiat ei olnud seal kasutada. Kirjavahetus Ühendriikide võimudega käis mitu kuud. LDI oli valmis kohe Ameerikasse saatma 3 lidarit. USA otsustas lõpuks siiski, et välisabi ei vajata, kuid Mehhiko lahe katastroof pani Eesti firma kindlalt maailma kriisikaardile. Tähendab, ütleme, Läänemere äärsed maad on kõik kasutanud seda tehnoloogiat, kas siis meie ka koostöös või siis on ka ostetud ära. Näiteks Poola Teaduste Akadeemia laeva peal, Otseania peal oli meie lidar tükk aega. Üle 10 aasta, vist 15 aastat töötas. Märkimisväärselt kaua. Ja me oleme, ja Norras oleme käinud ka veel lisaks sellele. Koostöö algas juba siin soomlastega ja poolakatega, sakslastega ja rootslastega. Siis oleme käinud Atlandil, väga palju kilomeetrid on merelidariga sõidetud. Hiljem tuli tehnoloogiasse lennulidarid, kui tehnoloogilised võimalused paranesid. Nüüd juba rahvusvaheliselt tuntud LDI lidarid ei ole ainus lasertehnoloogia, mida firma pakub. Tõhus abivahend on loodud ka meedikutele. See masin siin on päris huvitav masin, sellega saab ravida ägedat tuberkuloosi. Tegemist on siis laserraviseadmega ja siia sisse on peidetud ultraviolettlaser. Ja teatavasti ultraviolettkiirgusel on bakteritsiidne toimne. Ja asja põhimõte seisneb selles, et kui inimesel on tugevasti kannatada saanud kopsuosa bakterite poolt, siin on tekkinud nii-öelda auk, siis selle seadme abil on võimalik lasta sellesse haiguskoldesse ultraviolettkiirgust. Siit tuleb ultraviolettvalgus. Ega näha ei ole midagi, eks ju. Seda otsast natuke on? No see on selle kiudoptilise kaabli fluoressents, mis me näeme, aga UV-d me ei näe. Kui nüüd paberi peale suuname, me näeme seda UV-valgust. Ja nüüd on niimoodi, et kui on näiteks nahaarstide puhul Tartus kasutatakse, siis seda UV-d naha peal ju ei näe. Siis tehakse selline süsteem, et kasutatakse teist laserit, mis toimib meil markerina. Punane laser ja siis me näeme, et selle piirkonnaga on tegemist, mida me ravime. Käib niimoodi, et arst kõigepealt peab olema tuvastanud haige kopsus siis selle viga saanud osa selle kaverni nii-öelda. Sellesse kohta, kus on haiguskolle, viiakse kiudoptiline kaabel ja seansside kaupa toimub selle haiguskolde kiiritamine. Aga kui me räägime kiiritusravist, ütlete kiiritamine, siis siin ei ole radiatsiooniga siin ei ole radiatsiooniga mitte midagi pistmist, tegemist on ikkagi valgusega. See on valgus, mida me ei näe.
Ja sellega saab ravida? Sellega saab ravida, jah. See raviseade, mida kutsutakse Mariaks, valmistati Vene tohtrite jaoks. Kuid nagu kuulsite, Eestis kasutavad Mariat Tartu nahaarstid näiteks psoriaasi raviks. Huvi on selle aparaadi vastu tundnud ka hambaarstid. Tohtrid valgustavad laseriga vaid kindlaid haiguskoldeid. Aga mis saab siis, kui inimene enese teadmata laserkiire ette satub? Kui ohutu või ohtlik on see tugev valguskiir? Kui see seade nüüd käima pannakse, siis laser tuleksid otse minust läbi? No peaaegu, aga läbi ei tule. Mis ma tunneksin? Mitte midagi ei tunneks. Võib-olla kui energia on liialt suur, siis kampsunile võib märk jääda. Aga see on ohutu. Kui mõtleme laserile, siis mõtleme sellisele teravale, väga peenikesele kiirele. Ja, meie suurendame laserkiirt ja tahes-tahtmata laserkiir on hajuv. Ja laserkiir on suurendatud sellistesse mõõtmetesse, et ta oleks inimestele, loomadele ohutu. See peab jääma nii-öelda vastavastesse piiridesse, see energia. Olenevalt laseri võimsusest me saame kasutada kas hästi kontsentreeritud kiirt, ütleme, et see on mõõtudega seal 0,5 korda 0,5 meetrit 200 meetri kaugusel. Ja suurema energiaga siis ütleme seal 1 korda 3 meetrit 200 meetri kaugusel. Katseseadme juurest kiir on mõõtudega umbes 20 korda 8 millimeetrit. Ja siis ta laieneb kuni ütleme 200 meetri peal on seal pool meetrit korda pool meetrit. Võimsad lidarid suudavad laserkiire abil uuritavat ainet kombata 500 korda sekundis, kuid nende mõõdistuste arvu võib tõsta sekundis ka kuni 2000-ni ning lasersilm on väga terav. Kuidas iganes fantaasia võtab, kõik mis iganes fluoresseerub, seda kõike saab avastada. Mida selle masinaga tuvastada? Me ei saa näiteks seda metallikänkarat tuvastada, sest siin ei fluoresseeru mitte midagi. Aga me saame tuvastada küllaltki palju orgaanilisi asju, näiteks poloaromaatsed süsivesikud, mis sinna hulka jäävad kõik võimalikud orgaanilised laustid, vetikad, taimed. Vahe on näiteks nisul ja tomatil, kui mõõta. Kas te saaksite sellega näiteks uppunud laevu avastada? Uppunud laevu on suht raske sellega avastada, aga saab avastada kaudselt, kui sellest laevast lekib midagi. Sellest laevast lekib õli näiteks. Saab avastada ookeanis või meredes, kus on maa sisemuses peidus nafta mingisugused leiukohad. Tahes-tahtmata imitseb sealt midagi. Ja kui see moodustab veepinnale kelme, me suudame avastada, et seal on tegemist mingisuguse lekkeallikaga, kas siis selle sama uut tüüpi mingisugune naftaleiu kohaga. Kogu uba on ikkagi selles, et valgus peab läbima keskkonda. Kui ergastatav valgus ei jõua uuritava objektini, siis me ei näe ka mitte midagi. Lasertehnoloogial põhinevate kaugvaatlusaparaatide kõrval on LDI-s loodud ka seireseade, millega saab asju uurida väga lähedalt. Tegemist on seda tüüpi spektromeetriga, kus uuritavat ainet ergastatakse paljude erinevate lainepikkustega ja loetakse üles fluoressents spektri jälg, mille tulemusena tekib meil nii-öelda kolmemõõtmeline kujutis. Ja kuna selles kolmemõõtmelises kujutises või maatriksis on hästi palju informatsiooni, suudame väga täpselt määratleda, milliste ainetega on tegemist. Siin sel juhul toimub siis mõõtmine nüüd väga lähidistantsilt? Mõõtmine toimub lähidistantsilt ja seda teatud põhjusel, kui me mõõdame näiteks mingisugust objekti, ütleme 200 erineva lainepikkusega, me ergastame teda 200 erineva lainepikkusega, siis lidari puhul
200 erinevat laserit ühte kokku panna, on see ilmvõimatu. Me suudame 3 panna. Aga ergastusallikaks tavaliseks me kasutame helavõbeda lampi ja me eraldame sealt erinevad